Nii, tere kõigile. Tere tulemast tänasele digilõunale. Täna siis räägivad Kadi ja Johanna, kuidas nemad siis digikirjaoskust arendavad Kadrioru Saksa Gümnaasiumis. Tere! Tervist! Ma kohe üritan ekraani jagada, siis saame pilti alustada. Nii, tere siis minu poolt, mina olen Johanna ja minust üle laua istub Kadi. Et kui vahepeal tundub, et ma kuskile kõrvale vaatan ja kellegi poole pöördun, siis see on Kadi. Ja täna siis meie mõlemad siis räägime, kuidas meie koolis ehk siis Kadrioru Saksa Gümnaasiumis digikirjaoskust läbi viime ja mis asjaga üldse tegemist on. Slaidid ei liigu loomulikult. Nii, nüüd tuli. Et millest me siis täna räägime? Et me räägime digikirjaoskuse ainekavast, selle ülesehitusest ja valdkondadest, milliseid meetodeid ja vahendeid me kasutame siis selle kõige praktikasse toomiseks. Loomulikult ka siis, et kuidas siis meie ainekava toetab õpilaste digipädevuste arendamist ja siis kuidas meie tunnid aitavad õpilastel saada teadlikuks ja vastutustundlikuks digikeskkonna kasutajaks. Edasi. Annan korraks sõna järje Kadile. Nii, pane oma mikro. Lähen suureks tagasi. Pane oma mikrofon ka niimoodi. Kohe. Kohe teie enda sellist ootuseid ka teada saada, et mida teie üldse ootate sellelt tänaselt tunnilt, siis palun minge kas siis selle QR-koodiga telefoni abil või siis saab ka minna aadressiga slido.com ja sinna selle koodi sisestades lehele ja pange siis kirja see, mida siis teie sellest tänasest digilõunast ootate. Mis oleks need märksõnad. Et seal on kohe, kui selle koodi panna, tuleb üks aken, kuhu saab siis selle sõna kirjutada, selle ootuse ja siis sealt saab vajutada send. Ma panen siia chati selle lingi ka, et siis saab lingi abil ka kiiresti leiab üles selle. Nii kaua, kuni meil siin vastused kogunevad, siis unustasin öelda, et olen küll Johanna, aga kellena siin koolis töötan, et ma olen haridustehnoloog ja mina olen siis üks nendest õpetajatest ka, kes digikirjaoskuse ainet annab. Mina õpetan siis 7. klasse ja Kadi on meil ka haridustehnoloog. Küll kaugemalt, aga alati kätte saada. Jah, et mina olen sellise osakoormusega, et tegelikult enamus ajal töötan Tartus ja siis vahepeal teen siin ka haridustehnoloogi tööd. Nii, ma vaatan, kas ma saan teile kohe neid vastuseid ka jagada. Nii, ma loodan, et tulid ette. Mida siis oodatakse? Uusi ideid, koolikogemust, ülevaadet, kuidas me seda siis praktikas teeme
lastega koos töötamise võtmeid ja ainete üles terviklikku digipädevuste arendamist. No tegelikult enam-vähem nii meil plaanis on sellest kõigest rääkida ka täna. Ma arvan, et me rohkem praegu neid vastuseid ei oota siin, et lähme edasi. Ja miks digikirjaoskus siis üleüldse või kus see mõte, idee tuli, on tegelikult ikka puhtalt selline vajaduspõhine, et meil oli varasemalt ja me teeme üldse seda esimest aastat, et me tegelikult ise ka veel oleme täiesti nagu algajad, et mida me siis lõime ja kokku mõtlesime ja mis see ainekava endast kujutab. Et järgmine aasta kindlasti oleme juba kogenumad. Aga üleüldiselt, et millest see siis nagu vajadus tuligi sellest, et meil varasemalt oli kogu aeg see lõimitud teistesse ainetesse. Me proovisime seda siduda, meil on õppimist toetav hindamine, proovisime siduda siis nendesse õppimist toetava hindamise sellistesse kokkuvõtvatesse lausetesse seda digipädevuste teemat, aga kuidagi nagu ikkagi ei töötanud ja see tulemus ei olnud päris see, mida me siis nagu ootasime ja tahtsime, et ikkagi nagu põhiaur läks kõigele sellele nii-öelda tehnilisele osale ja selline lõimingu osa ja see, et mis annaks nagu sellise tulemuse või väärtuse, jäi siis nagu nõrgaks või et ühesõnaga sellele kõigele muule kulus rohkem aega kui sellele sisule, mida me siis sealt tahtsime saada. Ja tegelikult üsna kiiresti või pidevalt on tuntud välja see ka, et tänapäeva lapsed on läinud ikkagi väga nutitelefonide kasutuse peale ja selline arvuti kasutamise oskus on madal, et tegelikult väga paljudel lastel enam ei olegi sellist võimalust kuskil kasutada siis arvutit või sülearvutit, et ikkagi pigem ongi see nutitelefon. Ja sellegipoolest me ikkagi nagu seda digikirjaoskuses ka seda lõimingut püüame väga edasi hoida ja seda kujundada, et me ei ole kuhugi seda kaotanud, aga lihtsalt, et see on muutunud nagu selliseks sisukamaks, et see oli ka meie eesmärk. Et õpetame mingid oskused siis seal digikirjaoskuse tunnis ära ja meil kulub tavatunnis vähem sellele nii-öelda tehnilisele osale kui siis sellele lõimingule. Ja ka vastupidi, et me saame seda muudest ainetest tuues ja digikirjaoskusesse seda, et nii-öelda, et need ei ole kaks eraldiseisvat ainet, et ikkagi kogu aeg millegi koostöös. Siis natuke sellist taganttõuke andsid ka igasugused riiklikud tasemetööd ja eksamid, mis on kolinud kõik arvutisse ja me nägime ka, et see on nagu nii-öelda lastele ikkagi raske seal arvutis kas või selle hiirega töötada ja hakkama saada, et siis nii-öelda see vajadus ka tuli sinna juurde. Ja selline ühtsus, ühtsed nõudmised, et me nägime ka seda, et kui igaüks proovisime lõimida ja nii-öelda oma jalgratast leiutada, siis kadus ära selline ühtne vormistus, ühtsed mingid reeglid, et me oleme nüüd jälle ikkagi proovinud nagu saada sellist ühtset tulemust, et me nii-öelda, meil on kõigil ühine eesmärk, kuidas mingeid asju või mingeid samme kindlasti siis nagu teha. Ja selline teadlikkus ka ikkagi, et mingi nagu ülevaade oleks sellest, kes mida õppinud on, kui palju on, et varem oli hästi palju seda, et erinevad lennud, erinevad klassid oskasid eri palju, erineva nagu kaugusel olid selle digioskuse poolest, et nii-öelda seda ühtsustada ja ikkagi teadlikult teha seda kõike, et mis puudutab nii-öelda seda sellist digikirjaoskust ja digioskuste arendamist. Nii, aga räägime siis natukene meie sellest digikirjaoskuse ainekavast. Et meie leiame, et siis digikirjaoskus on praegusel ajal üks võtmeoskusi,
ja see võimaldab siis õpilastel õppida digivahendeid teadlikumalt, turvalisemalt, loovamalt kasutada. Õpe toimub siis meil samm-sammult, sõltuvalt siis õpilase vanusest ja oskustest ja me kasutame siis palju praktilisi ülesandeid, grupitöid ja siis toimub ka ilmselt natukene projektipõhist õpet. Õppetöö käigus siis õpilased omandavad teadmisi teabehaldusest, suhtlemisest digikeskkondades, sisuloomest, saavad siis programmeerimise algteadmisi ja siis saavad teadmisi ka digiturvalisusest ja probleemi lahendusest. Nagu valdkondadest aru on saada, siis meie ainekava aluseks on siis õppija digipädevusmudel. Mingisugust jalgratast me tõesti leiutanud ei ole, aga lihtsalt siis selline uudsus meie õppekavas. Ja meie eesmärk siis selle digikirjaoskuse õpetamisel on anda õpilastele vajalikud teadmised ja oskused, et nad suudaksid siis digikeskkonnas efektiivselt ja kriitiliselt tegutseda, järgides siis eetilisi ja turvalisuse põhimõtteid ning siis kasutades digivahendeid enesearenduseks, koostööks ja probleemide lahendamiseks. Ja sellega me siis tõepoolest alustasime alles sügisel, et alles ka siin astume esimesi samme ja see õpe siis toimub 1 tund nädalas või mõnele klassile siis üle nädala. Ja esimesest kuni praegu siis sellel õppeaastal veel 7. klassi, nüüd järgmisel aastal siis on 8. klassile ka. Ja valdkonnad siis, mida me tunnis puudutame, on siis tõesti teabe haldamine, suhtlemine nendes keskkondades, sisuloome, programmeerimine, turvalisus ja probleemi lahendus. Et seal siis räägime, kuidas, mis keskkondadest infot otsida, kuidas seda siis hinnata, kriitiliselt hinnata, kuidas seda infot töödelda, salvestada ja kuidas siis turvaliselt ja eetiliselt digikeskkondadesse suhtlus peaks käima. Ja loomulikult siis netiketist väiksematele räägime, loome ise tekste, esitlusi, teeme tabelitöötluseid, õpetame lastele neid ja igasuguseid visuaalseid materjale loome. Ja programmeerimist õpetame siis algtasemel. Meil siin mõni õpetaja on endale isegi neid koolitusi võtnud programmeerimisest, et on ennast väga huvitava hakanud, et siis saab lastele ka põnevamini seda õpetada hakata. Ma ütleks veel siin lisaks siia, et just see 1 tund nädalas üle nädala tund, et see puhtalt on nagu tulnud sellest, et kuidas sinna nädalaplaani või tunnikoormusesse klassiti on mahtunud, et kuna meil on ka selles mõttes saksa suund ja saksa keel on olulisel kohal, et siis me ei ole olnud nagu hästi jäigad, et igal klassil peab olema 1 kord nädalas, et just samamoodi see paindlikkus siin juures, et kuidas parasjagu mingil klassil nagu sobib tunniplaani, kuidas oleks mõistlik, et me oleme kõike nagu seda arvestanud siin juures. Ja mida siis kasutatakse meie majas nende teadmiste praktikasse viimiseks, et Tallinna Ülikooli poolt on loodud selline suurepärane õppematerjal, selline digiõpik 1. ja 2. kooliastmele. Need on siis eraldi sellised digitaalsed materjalid, kus on väga palju häid interaktiivseid ülesandeid, videoid ja selliseid nagu õpetajale kasulikke materjale ja kasulikke juhiseid tunni läbiviimiseks, et siis on võimalik sõltuvalt teemast siis ka, et kas tunnis seda koos õpilastega näiteks digitähvlis lahendada või siis on võimalik ka nagu kodus õppimiseks või kordamiseks jätta, et see on ilmselt minu meelest oli Haavis B-mallidele üles ehitatud, see on mingid ülesanded, kus sa saad siis nagu enesekontrolli teste näiteks teha. Ja seda meil kasutatakse üpris palju, et seal on väga eakohased ja hästi nagu üritatud teemasid lasteni tuua. Siis spoofid kasutatakse meil, ma tean, et 3. ja 4. klassides küllaltki jõudsalt, et see on siis selline mäng, interaktiivne mäng, mis õpetab siis lastele internetiohtusid, veebis käitumist ja siis kuidas nutiseadmetega käituda ja kõike sellega seonduvat. Ja selle suur pluss on see, et sinna mingit kontot eraldi luua ei ole vaja, et jälle mingisugust parooli kuskil meenutama hakata lastega, et saad igal hetkel lahti võtta ja on põnevad ja sellised eestikeelsed toredad ülesanded. Siis natukene Teamsist,
et see on meil koolis kasutusel õpikeskkonnana, et õpetajad loovad sinna gruppe, lisavad õpilasi ja siis seal on võimalik õpilastega jagada erinevaid materjale, jätta kodutöid, teha teste, et see on küllaltki populaarne meil, eriti keeleõppes ja seal siis ka õpilased teevad nii-öelda digikirjaoskuse raames ka ülesandeid, loovad esitlusi, koostavad tekste, parandavad tekste, et see on meil selline kuldaväärt tööriist, et õpetaja saab nagu reaalajas kohe jälgida, kui kaugel õpilane oma tööga on, kas ta vajab mingis punktis abi, ta saab seda esitada, tagasi saata ja siis ka hinnata. Et meie väga hindame seda Teamsi õpikeskkonnana. Siis sügisel, isegi talvel tegime siin animatsioone 1. kuni 6. klassini. Et see oli ka selline ühise eesmärgi nimel toimetamine. Et lisaks sellele, et siis digioskused arendab, on see tegevus animatsiooni loomine, et siis me saime ka gruppidena tegutseda selle nimel, et me saaksime omale ühe vahva jõulukalendri luua. Siis kaasatakse meil küllaltki selliseid toredaid väljaspoolt kooli spetsialiste. Ma tean, et esimestel klassidel käis meil mingisugune spetsialist rääkimas digimängudest, digiõppemängudest. See neile väga meeldis ja meil on siin koolis ka lapsevanemaid, kes siis on võimelised meile rääkima küberturvalisusest ja sellisest küberkiusamisest. Ja Canvat kasutame ka, kuna see tasuta võimalus meil õpetajate ja õpilastena on, siis seal on võimalik väga mitmesugust sisu luua, väga põnevaid ülesandeid teha ja õpetajad kasutavad esitluste loomiseks. Et see on hästi mugav tööriist, küllaltki kindel, et midagi salvestama kuskil ei pea. Ja meil on koolis olemas sellised vahvad vahendid nagu Osmo, kus siis on olemas erinevad mängud, nagu näiteks siis arvutamine, joonistamine, siis hiljaaegu saime omale programmeerimiskarbikesed, millega saab programmeerimise algõpet teha ja mis meil veel on? Kujundite mingisugune kokkupanemine on ka, et see esimesele ja teisele kooliastmele on küllaltki kasulikuks osutunud. Just, et programmeerimise algõpet näiteks läbi viia, et siis Osmo programmeerimiskomplektid on küll oma eesmärki väga hästi täitnud, et seal on selline piisavalt mänguline õpe, mitte õpilastega läbi viia. Ainult Osmo on ainult iPadidele, et seda nagu teiste vahenditega kasutada ei saa. Aga muidu on küll väga hea. Nii. Ja siis küberhügieenist ka räägime õpilastele ja käsitleme siis netiketi teemat. Tutvustame õpilastele digisuhtluse käitumisnorme ja häid tavasid. Räägime neile igasugustest ohtudest, õngitsuskirjadest, petuskeemidest, küberkiusamise teemat käsitleme, et siin meil peakski tulema veel enne kooliaasta lõppu üks lapsevanem rääkima siis küberkiusamisest ja küberturvalisusest. Siis autoriõiguse teemat käsitleme sõltuvalt siis lapse vanusest. Ja siis sõltuvalt sellest siis lähme teemasse kas süvitsi sisse või vaatame natukene pealiskaudsemalt. Ja nendega seoses siis kindlasti tutvustame õpilastele neid erinevaid litsentse ja nende tingmärke ka, et kuidas need ära tunda, kuidas otsida Google'ist ja nendest otsingusüsteemidest igasuguseid pilte, mida võib kasutada, mida ei või kasutada, kuidas seda ära tunda. Siis tutvustame neile, mis asi on paroolihaldus, kuidas see käib, kuidas nemad saavad luua turvalist parooli, mille jaoks seda üldse vaja on. Tahtsa midagi täiendada kuidagi parooli osas. Sest et oma parooli ja asju nad peavad kõike ise haldama esimesest klassist peale, et saaksid turvaliselt siin keskkondades õpet läbi viia. Ja rohelise mõtteviisi arendamiseks meie siis osaleme igal aastal sellel rohelise kooli poolt läbi viidaval digikoristusnädalal. Sellega meil õpetajad läksid väga usinalt kaasa. Tegime nende poolt kõiksugused materjalid läbi, käsitlesime igasuguseid teemasid sellega seonduvalt, et õpilased olid küllaltki šokeeritud, kui nad kuulsid, et neile nii põnev ja huvitav teema nagu AI, et kui palju seal ühe küsimuse peale siis seda vett kulub tegelikult, isegi vist puhast vett.
et see on siis umbes pool liitrit vett ühe küsimuse peale, et siis nad sellest olid küllaltki šokeeritud ja läksid ka siis sellest kohe oma geograafiaõpetajale rääkima. Et siis said seal tunnis oma uue teadmisega hiilata. Ja me siis ikkagi, kui me asju loome, siis me loome neid süsteemiga, et me lihtsalt ei loo dokumente selleks, et neid saaks mingisuguse linnukese kirja, vaid et meil on olemas süsteemid, kuhu me need salvestame. Õpilastel on ilusti ka loodud dokumendi puu, kuhu, mis teema alla nad salvestavad midagi ja igasugust pilti ja asja me alla ei lae igalt poolt, et seda me tutvustame ka õpilastele. Et kuidas siis keskkonnasäästlik käitumine peaks digimaailmas käima. Ja siis suur osa veel ka sellest nii-öelda vajadusest, millest ma juba alguses ka tegelikult rääkisin, olid need igasugused riiklikud tasemetööd, mis on läinud internetti. Aga tegelikult me oleme juba väga mitmeid aastaid ise teinud koolisiseseid tasemetöid. Me alustasime küll täiesti paberkujul ja läksime siis ka mingil määral üle veebi tasemetöödega ja oleme ka ikkagi väga palju ämbreid kolistanud ja püüdnud leida sellist sobivat keskkonda, kus siis seda taseme hindamise tööd läbi viia ja mis siis oleks nagu kõige parem lahendus, igasugused jälle sisselogimiste, paroolide teema mõttes, samas ka nagu nende õpetajate poolsete võimaluste mõttes, et nii-öelda tekiks see ülesannete küllus, et ei oleks meil ainult selline valikvastustega töö, siis peab ainult Linuxi panema, et nii-öelda sellist sisukamat asja saaks luua. Me alustasime tegelikult Google Formsis, et tegime seal mitu aastat tasemetöid ja püüdsime nagu seda kuidagi enda kasuks pöörata ja siis vahepeal, kui meil kool läks üle Teamsile, püüdsime ka Teamsis nii-öelda neid lahendusi leida, aga mõlemad selles mõttes andis teha ja oli täitsa nagu toimiv töö, aga ikka meil igal aastal oli ikkagi see, et kuskilt jäi midagi vajaka, kuskilt jäi midagi puudu, selles mõttes nii selle ülesannete loomise poolt kui siis selle õpilaste seisukohalt, et kuidas nad sinna keskkonda saavad ja mis probleemid tekkisid. Ja siis ühel hetkel siis 2 aastat tagasi läksime siis üle EIS-ile ja hakkasime tegema neid taseme hindamise tööd siis EIS-is. Ja ma ütleks, et siiamaani see on nagu meie jaoks kõige parem lahendus olnud, et neid valikuid, mis variantides saab erinevaid töid teha, kuidas see ülesehitus on, et kõik see pool on toetanud seda, mida meie siis nii-öelda, mis on meie ootused sellele taseme hindamise tööle olnud. Ja see nii-öelda seda muutust on ka seal nii-öelda on lihtne läbi viia ja ka lastele, õpilaste mõttes on see nagu toetanud just selles mõttes, et ka riiklikud tasemetööd on EIS-is, et neil on nii-öelda juba mingi selline tuttav koht, kus nad on juba harjunud nii-öelda neid töid tegema, et siis kui on nii-öelda see riikliku tasemetöö aeg, et see ei tekita enam nagu mingit sellist ärevust, et kuhu ma nüüd jälle uus koht, kuhu ma minema pean, mis ma seal tegema pean, vaid pigem ongi see, et juba tuttav, tean, kuidas sinna sisse saab, ma tean, mis mind ees ootab, ainult siis nii-öelda see sisu on see, mis on teistmoodi ja uus. See on siis küsimuste tüüpidega ka tutvuda juba küllaltki hästi, et seal lohistada midagi ja kuulamisülesandeid läbi viia. Jah, et just ka ja täpselt, et need erinevad ülesandetüübid on ka nii-öelda läbi võetud ja me oleme püüdnud ka olla selles mõttes mitmekesised selle koha pealt, et nad saaksid erinevad tüübid nii-öelda läbi harjutada. Ja me teeme siis digitaalseid taseme hindamise töid 1 kord aastas jaanuaris, et taseme hindamise töid me teeme 2 korda aastas, et esimese poolaasta lõpus jaanuaris ja siis teise poolaasta lõpus mais.
aga me oleme siis praegu jätnudki niimoodi, et digitaalselt on esimese poole aasta lõpus ja paberkujul siis teeme kevadel maikuus selle teise poole aasta tasemetöö, et siis on nii-öelda mõlemat varieeruvust nendel tasemetöödel. Ja paberkujul teevad siis kõik digitaalselt. Me oleme praegu teinud niimoodi, et 3. 6. klassini, aga kes teab, et kui nüüd see digikirjaoskus on meil siin tugevalt teemaks, et võib-olla saame järgmine aasta ka või järgmistel aastatel ka nii-öelda need väiksemaid ühendada ja kampa võtta siia ja saame ka nende tasemetööd ümber tõsta siis digikujule. Aga see on selline tulevikuvaade. Ja eesti keeles ja matemaatikas on meil siis need taseme hindamise tööd ja nii eesti keele kui matemaatika oma on siis esimese poolaasta oma veebis. Ja samamoodi on nagu seal kõik see tulemuste osa, et nii õpilane näeb oma tulemusi, et kuidas tal läks, kui ka õpetaja näeb siis tulemusi. Me oleme jätnud ka mõned ülesanded nii-öelda õpetaja hinnata, et ka õpetaja näeks, kuidas see hindamine käib ja tegelikult see tuleb ka samamoodi kasuks jälle nendel riiklikel tasemetöödel, et seal on ka tihtipeale mingid ülesanded, mis tuleb ise hinnata, et nii-öelda oleks see õpetajal ka kogemus olemas. Ja mõtlen, kas ma tahtsin veel midagi selle kohta rääkida, vist mitte. Et see on nagu põhiline selle kohta. Selle digikirjaoskuse kohta võin veel nii palju öelda, et esimesele kooliastmele see sisseelamine ei olnud kindlasti väga roosiline, et kuna me teadlikult eelmisel aastal üritasime veel edasi lükata neile seda Microsoftide kontode loomist, siis sel aastal tuli see kõik septembris läbi elada, üle elada, et terve 6 aega umbes läks meil esimeste klassidega kindlasti, et nad lõpuks saaksid selle vilumuse, et arvutisse korrektselt enda nimi sisse trükkida, veel parool sisse trükkida ja siis veel, et sinna sisse logida täpselt nii, et tulebki see õige kuvapilt, et see oli küllaltki selline keeruline, küllaltki tragikoomiline, aga saime hakkama ja sealt edasi läheb juba lihtsamaks. Et neid, kellel neid püsikundesid on ka kindlasti, kes ei suuda oma parooli meenutada peaaegu, et mitte üheski tunnis, aga need on õnneks üksikud, et teistega läheb juba küllaltki lepase reega see tundide läbiviimine. Et tegelikult on hästi tore ja väga selline mitmekesistav viis, kuidas õpet läbi viia. Et me oleme suures plaanis küll rahul, et meil selline õppeaine on. Õpetajatel on ka lihtsam siis leida seda aega, kus teha esitlusi ja selliseid interaktiivseid ülesandeid õpilastele. Ei pea enam oma eesti keele või loodusõpetuse tunni ressurssi selle alla raiskama. Nii, aga äkki teil on küsimusi tekkinud meile? Kui küsimusi ei ole, siis meie poolt hetkel on kõik, aga äkki kellelgi tuleb veel mõni küsimus? Mina veel ma panin nüüd mikrofoni. Mina veel lisaksin selle juurde, et tegelikult on kõige oluline selle kõige asja juures suhelda kolleegidega, et kes neid digikirjaoskuse tunde või üleüldse sellist laadi tunde annavad, et tegelikult õpetajatel on väga palju ideid ja väga palju erinevaid keskkondi ja vahendeid on tänapäeval, mida nagu kasutada ja kus midagi nagu läbi viia, et kui me siin ise ka seda infot kokku kogusime, siis tegelikult oli nagu nii palju õpetajatel erinevaid keskkondi, mida nad kasutavad, et kes joonistab, kes programmeerib ja neid erinevaid variante ja kes on võtnud
kunstitunni sidunud selle digikirjaoskusega, et panebki oma kunstitöö elama ja kõike sellest, et minu arust see on just nagu see hea võimalus, et nii-öelda siduda seda nii-öelda igapäevast õppeainet siis sellise digitaalse lahendusega ja võimalustega, et kõik see AI ja see annab ju meeletult võimalusi selle tegemiseks ja nii-öelda põnevamaks tegemiseks, et pigem nagu see, et mitte nagu võidelda selle digi vastu, vaid ikkagi kasutada seda ära ja kindlasti annab see sellise teistmoodi elamuse lastele ja ka õpetajale tegelikult. Aga endiselt ootame küsimusi. Chatis on siis küsimus, et kas õpetate ka juba AI kasutamist, et meie koolil siis tehisaru kasutamise juhend on äsja valminud, veel koolilehele pole jõudnud üles panna, aga kindlasti tuleb see teema ka seal ikkagi käsitlemisele, et kuidas siis ja millistes keskkondades, kui vanalt on lubatud kasutada, mis on siis selle AI kasutamise plussid ja miinused. Kuidas siis AI poolt loodud teksti või väiteid tuleb alati siis ka teistest allikates kontrollida. Et info leidmise ja info kriitilise hindamise puhul me küll oleme käsitlenud seda teemat, et alati tuleb leida ka siis teine allikas, kus sa saad oma fakte või seda väidet kontrollida. Et ma arvan, et sama on ka AI puhul, et näitame ära küll need keskkonnad, kus seda teha saab, aga siis alati suuname neid siis kriitiliselt mõtlema ja hindama seda materjali või sisu, mis nad siis sellelt saavad. Aga kindlasti Canvas on seda AI-d sees päris palju, et seal mingisugust pildisisu luua või mingit videosisu luua oma esitluse või plakati jaoks, siis seda kindlasti saame õpilastega koos juba praegu kasutada. Tiiu, kas sul on mingeid kommentaare või küsimusi meile selle digilõuna kohta? Minul ei ole. Meil oli väike tehniline error, mul oli see kõlar kinni, ei kuulnud, mis sa vastasid. Nüüd saad uuesti öelda äkki. Ei, mul ei ole küsimusi ega midagi lisada. Mul on väga hea meel, et te seda koolis teete ja minu meelest on see ikkagi väga oluline. Et kui me tegelikult võtame seda, et kuidas tegelikult noored koolist välja, nagu koolist ära minnes puutuvad tehnoloogia ja nii-öelda arvuti ja kõige sellega nagu väga palju kokku, siis tegelikult on väga oluline, et nad saaksid koolist need oskused. Et ma usun, et tihtipeale seda olulisust ei nähta. Et mul on nagu väga hea meel. Ja tegelikult on lastel ka väga hea meel, et nad alati, kui näevad, et õpetaja tuleb nüüd
arvutitega või hiirtekastiga, siis nad on juba näpud püsti, et juhuu, nüüd on meil digitund. Nad on ikka väga õnnelikud. Ja olen kuulnud ka, et klassijuhatajad räägivad, et õpilastel selle aasta üks lemmikumaid tunde on see digikirjaoskus. Et tagasiside õpilastelt on ka olnud õnneks positiivne. Et ju siis oleme oma tööd hästi teinud ja meie õpetajad on väga hästi teinud oma tööd, et tunnid on põnevad ja ilmselt teema kõnetab ka ikkagi palju. Jah, just tegelikult ongi lapsi endid, nagu see huvitab neid väga palju, et on neile nagu see võimalus, et väga äge, et ma loodan, et mida aeg edasi, seda rohkem siis koole sellega palju nagu intensiivsemalt tegelema hakkavad. Absoluutselt. Aga mulle tundub, et tänane digilõuna on siis olnud lühem, mis tähendab selles mõttes on väga tore, et need, kes siis järele vaatavad, siis neil on palju nii-öelda poole vähem siis aega vaadata. Et kui anda edasi see oluline info sellise väiksema aega, siis on suurepärane. Aga mina tahan teid mõlemad tänada, et olite valmis tänasel digilõunal üles astuma ja kui on võimalik, siis jagage pärast minuga slaide, mida me siis jagan kõikide teistega. Ja meie esitluse positiivne pool on veel see, et tagantjärgi kuulajad ei pea isegi kirjanduse peale panema, sest me räägime nii kiiresti. Jah, ei, väga äge. Aga suur aitäh ja ilusat päikselise päeva jätku. Jah. Järgmise korrani. Nägemist.